Tere! Ford Transit on meie kaubikuturul teada-tuntud ammune tegija. Ma mäletan 90. aastate alguses oli see üks esimesi lääne autosid, millega ka minul sõita õnnestus ja see avaldas tol ajal kohutavat muljet. Täna me uurime, millist muljet avaldab meile uue põlvkonna Ford Transit Custom. Palun, siin ta on. Uut Fordi pakutakse kahes põhilises seades. Reisijate veoks mõeldud Tourneo ja kaupade veoks mõeldud Transit. Ninaosa on mõlemal autol täpselt samasugune. See on niisugune Fordi sõiduautode stiilis, hästi vahva, hästi agressiivne ja äratab kindlasti palju tähelepanu, sest see ei ole üldse kaubiku ninaosa. Transiti sisedisain on väga sõiduautolik, siin ilmselt enamik detaile ongi võetud Fordi sõiduautodelt, samas on kaubikule kohaselt võimalik igale poole asju panna. Juhi elu tehakse selles autos ikka päris lihtsaks. Kõik on käejala ulatuses, rooli saab mitut pidi reguleerida, otse rooliratta taga on üks panipaik, kuhu saab paigutada telefone ja plaate, seal on USB ühendus ja 12-voldine pistik. Esimesi istmeid on võimalik tõsta üles ja sinna alla veel täiendavalt midagi panna. Samuti saab alla lasta kõrvalistuja seljatoe ja seal vajaliku paberitöö ära teha. Ei maksa ära unustada, et siin istmete vahel on pistik 220 volti ja talub koormust 150 vatti. Pudelite hoidjad, asjade hoidjad, kindelaekad ja ka telefonil on väga vahva hoidik välja mõeldud. Tagaosa disain on nagu kaubikute tagaosa disain ikka. Lõpeb katus ära, kukub kõik järsult alla. Fordil on siin aga väga vahvad pikad tagatuled. Uksed käivad lahti nagu kaubikutel nad ikka käivad. Võimalik on võtta nad piirajast maha ja avada täiel määral. Ruumi on siin tõepoolest palju, maksimaalsel juhul mahuvad siia sisse ligi 3-meetrised asjad. Lisaks on selles tagumises seinas ilma istmeteta versioonil veel üks auk, kuhu saab veel pikemaid asju sisse pista ja mingil määral on veel võimalik kasutada ka juhi istme alust ruumi. Mootori juurde pääsemiseks tuleb kõigepealt astuda autost välja, võtta kaasa võti, panna see siia esivõres olevasse auku, keerata ühele poole, kargab kapott lahti, keerata teisele poole, saate avada ja siis mootor on palun siin. Mootoriks on 2,2 liitrine diisel, mis olenevalt seadest arendab kas 100, 125 või 155 hobujõudu. Kõik Customid komplekteeritakse 6-käigulise manuaalkastiga. Mainigem siis ära, et kaubikul on kas 1 või 2 istmerida, 3 või 6 istmega ja reisijate veoks mõeldud Customil on istmeid 8 või 9. Meie tänane konkreetne auto on 6 istekohaga. Need tagumised istmed on siin üsna lihtsad, aga samas isegi mingi küljetoe alge on olemas. Nii et sõita saab küll. Üks uskumatult vinge lahendus on siin katusereelingute süsteem. Katusereelingud ikka vahetevahel läheb vaja, et midagi pikemat või suurema gabariidilist vedada, aga tavaolukorras püsti katusereelingud tekitavad lihtsalt suurema kütusekulu. Aga Ford on lahendanud asja uskumatult elegantselt ning tavaolukorras, kui katusereelinguid vaja ei lähe, saab nad lihtsalt alla lasta. Niisiis, kas uus Ford avaldab muljet? Peab ütlema, et avaldab küll. Hinnad algavad kaubiku versioonil 20 000 ja istmetega versioonil 24 000. Hinna maksimum on kaubiku sportversioonil 28 000 kopikatega ja istmetega versioonil ligi 30 000. Meie näeme teiega juba järgmisel nädalal.